Nii, head ajakirjanikud, kes te kõik olete, lepime kokku sellise asja, et igaüks, kui esitab küsimuse, siis ütleb ka, millisest väljaandest on. Palun. Karoliina Vassi Delfist, aga alustas küsigi, et kuidas te aru andsite, kuidas te põhjensite, et segamini tankite bensiini ja diislit ja see, et ka Riigikogu istungi ajal teie kütusekaart kasutatakse? Kahjuks ei ole mul võimalik selle kohta selgitusi anda, kuna minu tasand on praegu see, et on algatatud kriminaalmenetlus ja uurimise huvides ei ole võimalik praegu selle kohased andmeid anda. Allpunktile kolm uudised, aga mida esimest tahtis teada? Esimest tahtiski teada seda, et põhimõtteliselt sama küsimus oli ja ma selgitasin ära, sest minu mäletamismööda on ise olemas Riigikohtu lahend, et kui on algatatud uurimine, siis ei ole mõistlik neid asjaolusid ajakirjanduses kajastada. Aga kas te siis esimehele neid ei kajastanud või ei öelnud selgituseks midagi? Vastus oli täpselt sama, mis ma ütlesin Delfi esindajale. Kas räägiti ka teie korteri küsimusest, ehk siis huvide deklaratsioonist, et miks te sinna vale andmed esitasite? Ja räägiti. Seal ei ole kriminaalasju. Huvitaval kombel praegu enam ei ole millegi pärast. Ja ma tahan ühe asja praegu öelda ära kõikidele ajakirjanikele, et huvide deklaratsioonis on kohustuslik täita ära ainult see piirkond, ütleme sisuliselt, see on vaja märkida ainult Tallinn. Ma ei hakka praegu avama neid põhjusi, miks seal on see, mis seal on märgitud. Ma jätan selle edasise tsiviilmenetluse raamesse. Aga mis ma tahan öelda, et ajakirjanik, ma ei tea, kas Äripäeva ajakirjanik on siin praegu kuskil, ei ole, et Äripäeva ajakirjanik, kes nägi teatud anomaaliat, sellepärast, et sellist kinnistut kui sellist üldse tegelikult Tallinna linnas ei ole olemas. Mida tegi tema? Selle asemel, et vaadata mingi jamaan, tormas ta kuskile, ma ei tea, millisesse korterisse mingisuguse mehe juurde ja hakkas sealt uurima, et Grünthal ei elagi seal. Nii, mis edasi sai? Pärast seda uudist olime juba ajakirjanduses kui suur kuluhüvitiste korruptant. Selle asemel mina oleksin ajakirjanikuna läinud ikkagi asjaolude täpsustamiseks, ütleme Riigikogu raamatupidamisse ja võrrelnud, küsinud, mis toimub. Aga seda jäeti tegemata. Alles möödunud neljapäeval, ma ei tea, kas teie käsitle seal uurimas neid asju, Delfi ajakirjanik, eks ju, selgus, et see etteheide selle kohta, et ma olen valet korterit üürinud, kus ma tegelikult ei ela ja makstakse kinni, on sisuliselt alusetu. Ehk siis selle ühe ebaõige uudise põhjal, sest ma tuletan meelde, et küsimus on praegu selles, et mina olen kuritarvitanud neid rahalisi hüvitisi, on tegelikult vale. Ja siin on mul palve kõikidele ajakirjanikele, aga muidugi see läks lendama, sest kõik meediakanalid võtsid selle ülesse, kajastasid seda absoluutselt ka oma väljaannetes, kuigi nemad ka ei kontrollinud seda, kas see informatsioon vastab tõele. Parandaksin ikkagi huvide deklaratsioonis on vaja ära näidata ikkagi korteri aadress ka või enamispinna aadressi. Huvide deklaratsioonis on vaja ära. Tallinni sobi sinna. Sobib. Aga miks te 3 aastat jutti vale aadressi panete? Saame aru, kui ühe korra võib-olla eksite, aga 3 aastat jutti. Ma loen teile huvide deklaratsioonist ette praegu. Kirja pannakse kinnisasja, maatüki või ehitise asukoha riik, asukoht, haldusüksuse täpsusega. Kõik, punkt. See on selle, ma ütlesin sellest, et need põhjendused ma annan juba tsiviilmenetluses, mis on varsti võib-olla tulemas. Et ma ei ole, seda nõuet ei ole see. Väga lihtne. Taru, ma ütlesin Postimehest, et ma saan aru, teie ei tunne praegu, et te oleks midagi valesti teinud. Ma tahaks teada, kuidas ajakirjanikud arvavad selle kohta, enne kui ma vastama hakkan, kas nemad on kõike õigesti teinud, kajastades informatsiooni, mille õigsus ei ole olnud, mis ei olnud õige, süüdistades mind korruptsioonis, korteri osas. Aga räägiks ka laiemalt, et EKRE poolt on öeldud, Martin Helme on öelnud, et peaksite Riigikogust lahkuma, et mis te selle peale kostate?
ma lahkusin põhimõtteliselt EKRE-st sellepärast, et ma leidsin, et see kahjustab EKRE mainet. Need teemad, mida EKRE ajab, on mulle südamelähedased ja ma jätkan sellepärast ka Riigikogus, sest ma pean niimoodi õigemaks. Kalle Grünthal, kas te leiate, et kui teilt küsitakse mingisuguseid küsimusi, siis see on automaatselt halb asi ja teie süüdistamine? Minu meelest ma praegu ju vastan teie kõikidele küsimustele. No enne te ei kommenteerinud ja praegu olete ka varasemalt viidanud, et ajakirjandus on teid nii-öelda süüdi mõistnud ja nii edasi, aga meie lihtsalt küsime küsimusi, millele me anname teile võimalust ümber lükata, aga te ei kasuta seda. Miks? Sellepärast, et vaadake, kas te kannate praegu kogu selle meievahelise vestluse praegu, ütleme, üle? Ei, te võtate sealt välja valitud jupid. Aga sellepärast ma praegu salvestangi, et lasta seda siis ka inimestel näha, mismoodi see asi käib. Kui te, ma ütlen, et te ju teate väga hästi, et kogu intervjuud ei panda sisse, sest te ütlete, aeg ei mahti võimalda. Te valite välja oma sellised asjad, mille puhul on võimalik tekitada klikke, eriti näiteks teenida raha, näiteks Delfi. Ma ei tea, võib-olla ka teie kuskil. Nii, kas on veel küsimusi? Aga paratamatult ka teie valijatele jääb mulje, et te ikkagi olete sehkendanud just kütusekulude osas, et mis te oma valijatele siis ütlete? Teate, proua Delfi ajakirjanik, sehkendanud. Mis tähendab? Sellega te tahtime selline sehkendanud. Sellest jääb selline mulje, kui te samal ajal istate Riigikogu saalis ja teie kütusekaardiga tangitakse autos. Teate, mulje. Ma ütlen traditsioonilise lause. Muljed kuuluvad kunstivaldkonda, kas see maal meeldis mulle või mitte. Praegu minu selja taga toimub korruptsioonikomisjoni arutelu selle peale, kas on midagi üldse juhtunud. Võib-olla on juhtunud, selle selgitab välja kriminaalmenetlus. Taustaks oli natuke kuulda, me ootasime sinna sisu ei kuula, aga et oli kuulda nagu hääled lasid kõrgemaks seda, kas läks tuliseks aruteluks? Ei läinud tuliseks arutama. Eduard Odinets ei suutnud oma mõtted väga selgelt väljendada. Elisa Matsalu Äripäev siiski huvide deklaratsioonis on keelatud valeandmete esitamine, et miks te olete valeandmed siin esitanud? Sellele küsimusel ma vastan peatselt algavas tsiviilkohtumenetluses, kus võib-olla on ka keegi teine. 11 keegi seal, ma ei tea. Lehvitada tohib ka. Aitäh. Kas on lehvitada lihtsalt? Muidugi võib, jah. Nii, kas on veel uudishimulikke küsimusi? Aitäh. Mul on üks palve veel, et kasutage võib-olla ka võimalus praegu, et kuna ma ei ole korteri osas mingisugune korruptant olnud, et kõik on tegelikult korrektne, aga need etteheited on minu pihta ikkagi läbi kõikide kanalite tulnud. Kusjuures ka veel täna minu meelest tuli Kukust, või vabandan, kui ma eksin praegu, aga täna ühes raadiosaates arutati minu seost, et ma annan teile kuskil, teen ettepaneku vähemalt, või midagi, et nädal-poolteist mõelda sellele, kas on mõtet vabandada selles, vaata siin on kaks asja, üks on kütus, eks ju, teine on siis see korter. Ma pakun teile võimalust nii-öelda vabandada avalikult ka oma väljaannetes minu ees selles osas. Nii, kõik. Mis fakte me peaks ümber lükkama? Ei, kui te leiate, ma sealt pakun välja. Kui te leiate, et te olete kõik õigesti käitunud, ega siis te ei pea. Jah, nii. Kõik. Aitäh teile, suurepärased reporterid. Väga viisak. Aitäh.